Siin toimub siis minu uue kokaraamatu esitlus. Kokaraamatu nimi on siis Minu maitsev köök, lihtsad retseptid soolasest magusani. Mul on väga hea meel, et nii palju inimesi on. Ja mul on väga hea meel, et see tänane esitlus toimub vestluse vormis ja no suurepärane, et minu endine ülemus ja praegune kolleeg Merle Luik oli nõus tulema ja mind küsitlema. Nii et meil on selline väike vestlusring, me räägime, kuidas see raamat sündis. Merel pidi mul olema ka mõned üllatusküsimused. Ja räägime lihtsalt võib-olla piltidest, toidust, retseptidest. Ja siis ma olen teinud ka mõned toidud otse raamatust. Kõik saavad maitsta. Semujoogid on tulnud oma jookidega, need on väga head, naturaalsed, ma kindlasti soovitan proovida. Ja kes tahab autogrammi või pühendust, siis seda saab ka. Nii et hakkame pihta. Ma olen valmis su küsimustele vastama. Tere! Ma ei olnud nüüd selleks ülemuse osaks valmis, et ma olen siin pigem Ragne sõbrana ja kolleegina. Ja ma olen nii jube närvis, sest et ma ei ole mitte kunagi ühtegi raamatu esitlust varem teinud. Nii et kui ma nüüd lähen lappama ja lähen jube pikaks, siis teeme sealt tagant peast prillidega tütarlaps köhatab niimoodi viisakalt. Liia siis. Kui kõht läheb tühjaks juba ja tahaks autogrammi saada, siis Liia Virkusel, ma pole prille kaasas. Issand, nüüd on pinge veel suurem, nüüd räägib, et tal on palju paremad raamatu esitlused. Okei, siis läks niimoodi praegu. Aga hakkame siis pihta. Ma olen siin hästi niimoodi ootamatult, et tegelikult pidi siin üks hästi teadlik ja tark toiduinimene olema. Aga jäi ka haigeks. Ja siis ma olen viimasel hetkel siin kohal. Merle sai teada selle, et ta peab tulema siia eile õhtul kas 6 või 7. Ma olen terve öö maganud, sellepärast niuke pinge on peal. Aga kui sa oleks mitte kedagi saanud siia, millest sa üksi oleks rääkinud? Ma olekski rääkinud oma raamatust. Sa tead, et mul jätkub juttu kauemaks. Ühesõnaga, ma oleks rääkinud oma raamatust. Aga äkki ma oleks ikka kellegi saanud. Äkki keegi oleks tulnud, ma loodan. Okei, aga mida sa oleks rääkinud oma raamatust? Kuidas see raamat sündis? Võib-olla rääkinud mõndadest põnevatest faktidest, sellepärast et ma tegin seda raamatut ju 2 aastat. Selle aja jooksul on nii palju asju juhtunud ja kui palju on nii-öelda, ma ei tea, mingeid äpardusi või kuidas need pildistamised mul on möödunud, sest ma olen seda protsessi väga nautinud. Ja nii-öelda ma võtsin nagu teadlikult aja kokaraamatu tegemiseks, mitte niimoodi, et ma pean kindlalt kuupäevaks miski valmis jõudma, et ma tegin nii-öelda sujuvalt, vaatasin, kuidas loodus pakub mingeid ideid ja kuidas nagu need retseptid tulevad, et ma tegin hästi jooksvalt, aga selle aja jooksul on nagu igasugu asju juhtunud, et üks näiteks tegin koogipilti, läksin pildistama eelmise aasta suvel ja olid seal karikakrapõld, no imeline. Ja mul oli üks karbi sees, mis ma olin juba raamatus katsetanud, teinud ja koogiviil kaasas ja mul oli ka kaamera kaasas ja pildistasin ja tead, see tuli nii ilus, no tõesti. Ja ma mõtlesin, et okei, järgmine päev ma tulen siia uuesti tagasi karikakra põllule, toolid kaasas, laud kaasas, kõik siukene täis set. Läksin täpselt samas kohta ja saad aru, keegi oli seal karikakra põllu maha niitnud, nagu üks päev, et oli maha niitnud, et siis lõpuks läkski sellest karikakra põllust, läkski see eelmise päeva foto läks raamatusse sisse. Ütleme nii, et põnevaid asju on juhtunud. Kui me juba pildidest räägime, siis tuli vahetult enne välja, et selle kaane pildi oled sa teinud ise. Kui mina teen endast pilti, ma parem ei näita, mis siis tuleb, aga kuidas teha endast selline kaan? Tead, selle ma tegin septembrikuus. Muidu on kaanefotoga niimoodi, et vähemalt minu raamatute puhul see, et see kunagi ei
ma ei ole kunagi teinud niimoodi, et nüüd ma lähen kaanefotot pildistama. mul on imehea kujundaja, kes alati valib minu arust nagu oma silma järgi need nii-öelda need variandid siis välja ja siis me valime nendest selle lõpliku. Et üks variantidest on siis see ja see oli pildistatud, ma arvan, see oligi vist septembrikuus minu maakodus ja see oli niimoodi, et me hakkasime juba nii-öelda asju ära panema, tead kõik juba hoovid tühjaks ja niimoodi ja viimased niitmised ja ma läksin sedasama õunakooki pildistama, mis seal ääres on. Ja siis niitsime ja ma mõtlesin, et tahaks veel mingi emotsioonpilte. Ja sellest samast sessioonist läks raamatusse üks õuntega pilt ja siis samamoodi ma pildistasin, panin kööki, panin statiivi peale, panin oma kaamera ja siis läbi telefoni siis ma andsin käsu, et mul tegelikult telefon on selle, kus see õunakoop on, siis selle taga on telefon ja siis ma nagu annan läbi telefoni kaamerale käsu, et nüüd tee vastav pilt. Ja siis ma ruttu tegin nii. Aga selles mõttes ma olen lihtne inimene, et see sama pluus, millega ma niitsin, sellega ma olen ka kaanefotol. Et ma ei olnud mingit vahetamist ja värganud, et sellepärast võib-olla ta natuke kortsus ka on, aga noh, tulin otse niitmas. Väga ilus igatahes. Sa mainisid oma kujundajat, äkki teeme selle ringi ära, et tänad ära kõiki, kes sind aitasid? Jaa, mul on väga tore raamatumeeskond alati olnud. Ma olen 3 viimast raamatut ise kirjastanud. Minu siis kujundaja on olnud Ailo Utsu-Pütsepp, keda kahjuks täna siin ei ole, aga tal on imehea silm. Ja tal on tavaliselt niimoodi, et mul on siin Koka raamatus on ka sellised vahepildid, et natuke silm puhkaks, et ei oleks ainult retsept. Ja ta alati, ma olen mõelnud, et ma tahaks neid duubelpilte ja neid. Aga ma ei ole talle öelnud ja ta nagu, no ma ei tea, 90% juhtudest meil on nagu need mõtted ühesugused, et ta paneb need täpselt samad asjad, paneb kokku, mida ka mina olen mõelnud. Ja siis Tiina Lebane on minu keeletoimetaja, kellega me just enne rääkisime, et raamatu lõpupool oli niimoodi, et mul oli tunne, et ma kogu aeg Tiinale jälle kirjutan, kuule, kas see, et mul oli tunne, et Tiina lõpuks ainult minu raamatuga tegeleski, et aitäh sulle, Tiina. Aitäh toreda raamatu eest. Ja Tiina on samamoodi olnud minuga päris mitu raamatut, enne koogiraamatut, enne soolaste toitude raamatut oled sa ka minuga enne olnud, et aitäh sulle ja Tiina on ka see inimene, kes vastab nii kiiresti, et ma ei jõua veel meili ära saata, kui juba on vastus tagasi, et aitäh sulle. Mehe nimi sul ka siin kirjas, ma vaatan. Nii, aga võtame selle suguvõsa siis läbi kohe sealt. Mul jah, abikaasa on teinud osad fotod. Ka mu suurem laps, kes seal taga on teinud ühe foto, aga ma ei mäletanud, et tema oli foto teinud, nii et see läks mul siis kirjas ei ole. Jah, mehe nime alla, ma arvasin, et jah. Aga no siis läks nii. 10. raamat. 10. raamat, juubeliraamat. Palju sa üldse kokku retsepti elus teinud? Ma ei tea. Oi jumal, ma ei tea, mul on, issa, ma mõtlen, palju mul blogis neid võib-olla üle 1000. Palju raamatut? 10 raamatut. 10 raamatut on ju. Sa oleks võinud küsida, ma oleks neid läbi lugenud. Meil oli tegelikult Ragnar jube kava, ta saatis mulle küsimused, et küsi mul selliseid küsimusi. Ja siis Merle saatis, et ma teen üllatused hoopis. Aga noh, ma vist ei oleks jah ajakirjanik, kui ma võtaks need küsimused nüüd mulle ette antakse, nii et ma ei tahtnud sult küsida seda. Aga ma mõtlen, palju võib-olla, ütleme, siin on üle 75, 10 raamatut, osades raamatutes on äkki ikkagist natuke alla 1000, ma arvan, jah. Ütleme niimoodi. Aga ütle nüüd ausalt, kas korduvad ka vahet retseptid? Tead, noh, selles mõttes, et kuidas ma ütlen, no mingid ideed, et on mingid küpsisekoogid, on mingid erinevad variatsioonid, aga mul ei ole nagu, noh, näiteks siin raamatus mul ei ole nagu, ei, nii ei ole, mitte üheski raamatus ei kordu, ei. Jah. Ma eile õhtul mõtlesin, et
kirjutad ajakirjanikele nii, et mingi jube hea lugu, siis mõtled, et jube kahju, et ise selle mõtte peale ei tulnud. Kas sina oled mõne teise retseptimeistri puhul, mõne retsepti puhul mõelnud, et pagan oleks võinud ise? Tead, mis ma mõtlen? Ma olen mõelnud piltide puhul. Kui ma vaatan mingit toidupilte ja siis ma mõtlen, et issand, kuidas ei tulnud selle peale ise? Nii äge foto või kuidagi nagu mingid ideed. Et piltide puhul ma olen küll niimoodi mõelnud. Mis siis tähtsam on kokaraamatus, retsept või pilt? Mõlemad on tähtsad. See on, inimene sööb silmadega. Et ma arvan, et minu jaoks on ikkagist mõlemad tähtsad. Et see retsept peab paigas olema, see peab mulle endale meeldima ja siis pilt võiks ka ikkagist meeldida ja ma peaks sellega rahul olema. Et selle raamatu puhul oli ka, ma Liiale just rääkisin ka seda, et ma läksin oma raamatutele siis Viljandisse, oma raamatud võtsin Viljandist, kus mul trükikoda asub ja mul oli ma ei tea, pool tundi enne mul hakkas süda täiesti kloppima. Mul läks nii halvaks olukord, mul on nii paha olla, et ma ei suuda lihtsalt. Et lihtsalt, et kuidas see nagu kõik see lõpptulemus on, et kas kõik on õigesti, kas kõik on ilus, kuidas, ma ei tea, kaanefoto, kuidas pildid sees, kas ei ole mingit, ma ei tea, piperusi seal, et kuidagi tahad, et see lõpptulemus oleks nagu ilus, sellepärast, et sa oled ikkagi ise nii palju vaeva sellele näinud, et siis sa tahad, et see lõpp oleks ka ikka, Oled sa rahul lõpuks? Olen küll rahul. Meil oligi niimoodi, et Aila kujundaja, meil oli kohe raamat trükki minemas ja nädalavahetus oli ja mina ei saa magada, sest ma mõtlesin, et ma ikka osad duublit tahan veel sisse lükata. Nüüd, et lõpuks tuli ikkagist, me lisasime 8 lehekülge veel juurde, et oleks neid duubelfotosid, neid emotsioonfotosid rohkem, et mõtlesin, et ma ei hakka viimasel hetkel niimoodi sorkima, siis ma mõtlesin, et ma tahaks, et see lõpptulemus, ma vaatan, et lahe raamat, et mulle ei jääks, et ma teen järgmine kord, siis panen rohkem, et ma olen rahul sellega, jah. Sul on see avapilt on selline tore, ma ei tea, vana kaustik või kellegi käsitsi kirjutatud. Ragne enda kirjutatud on need. See on minu esimene, kunagi oli kirjastus Kunst ja nemad tegid minu esimene kokaraamat või midagi, kus sa siis said ise käsitsi mingid retsepte sisse kirjutada. Ma arvan, ma võisin olla siis äkki mingi 6-7. See sama raamat on mul siiani olemas ja see sama raamat on siis seal pildil. Ma siis arvan, et sa hakkasid enne kooli juba süüa tegema. Retsepte tegema? Retsepte päris ei hakanud, aga ma olin selles mõttes köögis vanamal vanaisal kaasas, et tehti tomatikuurgisalatit iseseisvalt ja et pigem ma arvan, et see toidu tegemine hakkas äkki mingi 9. klassis. Prisli, minu klassiõde. No umbes niimoodi, on ju. Klassiõed mäletavad siis Ragnet kuidagi? Varem siis. Aga kuidas te mäletate, kuidas see kokkamine siis Ragnet võttis kooli kaasa? Jah, poitsikuid me käisime Ragne juures, käisime koos kokkamas. Meil oli siuke hea ruum vist. Me selles mõttes, et kuidagi... Tegime mingi šokolaadikooke, mingi juustukooke tegime ja siis sõime kõik. Ja meil oli kooli ajal juba tegelikult, meil oli selline kodundustund, kus me pidime ka kokkama, et nii poisid kui tüdrukud, et siis see ka nagu võib-olla veel tekitas seda kokandushuvi, et siis me läksime koju ja siis tegime midagi veel juurde. Midagi tundus nagu ikka lõbus tegevus. Sa oled pannud selle pildi siia. Kas sul on raamatus mõni selline looga või mingisugune retsept, mis on sul ikkagi tähtis või mingi emotsionaalselt tähtis või midagi? No tead, las ma mõtlen. Küsimust polnud ette antud? Ei olnud jah ette antud, sellepärast, et mul on siin suhteliselt kõik, pigem on uued retseptid. Ei ole mingeid selliseid vist, mis oleks lapsepõlvest väga pärit. Pigem on nagu, need on need kurgiretsept. Selle kurgiretseptiga on küll, et see on ilma äädikateta ja maal on meil selline
ongi selline kurgipurk, et sinna siis ma teen need kurgid sisse ja kui otsa saab, siis sa teed jälle need uued kurgid sinna, et võib-olla see kurgiretsept on küll, mis on selles mõttes ja seda ei ole mul mitte kuskil raamatutes varem olnud. Ja see võib-olla on küll kuskil selline nagu selline ambusem retsept, mis mul on olemas, aga ülejäänud päris selles mõttes nagu uued ja katsetatud. Okei, aga ütle mulle, kellele see raamat mõeldud on, et on ta algajale, on ta emadepäevaks sobiv, viid oma 70-aastasele prouale, kes terve elu polegi muud teinud kui küpsetanud ja kokanud? Ma arvan, et see sobib kõikidele selles mõttes, et ma ütlen, et siin samas raamatus on hästi lihtsad retseptid, kiiresti valmivad selles mõttes, et nad ei nõua väga palju sinu vaeva. Et ühed ahjuribid, ma soovitan, see on nii head on need siin. Näiteks ahjuribid, et sa lihtsalt maitsestad nad ära ja paned ahju küpsema, aga kui sa ahjus nad küpsevad, siis sa saad midagi muud teha, et see ettevalmistusaeg on lihtsalt niivõrd lühike. Et ma arvan, et see sobib emadepäevaks, see sobib neile, kes tahavadki lihtsaid retsepte. Need retseptid on samamoodi, et nad ei koosne keerukatest komponentidest, need saab kätte, ma ei tea, kas elad Viljandis, elad Pärnus, ka väiksemates linnades. Ja kes on koogisõber või kellele meeldivad lihtsalt lõunasöögid, et siit saab. Koogiga tuli üks asi meelde, et me teeme Ragnega koos ühte podcasti praegu ja mul oli üks päev natuke abi vaja ja helistasin Ragnele, et kas sa saad selle asja ära teha, see oli pärast lõunal enam-vähem. Siis Ragne ütleb, et ei saa, ma pean homseks 8 kooki küpsetama. Et ta läks ühte telesaatesse ja oli just äsja teada saadnud, et ta peab 8 kooki õhtuks küpsetama. Ja mul oligi, et ma pidin veel õhtul teatrisse minema, siis ma mõtlesin, äkki ma ei saa sinna teatrisse minna, mis olid jaanuarist ostetud, et kõik teavad, et need teatripiletid on tänapäeval kulla hinnaga, et nendest ei saa loobuda, et jah. Ja ma saan aru, et siis sa said oma 8 koogist seal teles lahti, nad söötsid terve kanal 2 paksuks seal, aga see raamat on sul ju poolenisti kooke täis ja ma tean, et sinu pere ei armasta süüa magusat ja sa ise ei söö magusat. Mida ta teeb nende kookidega? Ei, no selles mõttes ma söön magusat, aga ma söön niimoodi, et ma maitsen ära ja siis ma tahan juba mingit muud magusat, et ma ei söö seda ühte kooki tervenisti, et ma söön ära ja juba tahan teist kooki. Pärnu seisab ukse taga järjekorras, millal kooki saab või naabrid rõõmustavad iga kord? Jah, tuttavad rõõmustavad ja naabrid ja lähedased, et neile tihtipeale läheb emale viin tihtipeale kooki ja ühesõnaga, ütleme, kandidaate on. Ja kui sa elaks Pärnus, ma tuleks sinu ukse taha ka. No ma pakkusin, et ma tulen sulle sinna stuudio ukse taha valmis ja võtan need koogid kaasa, et mul teismeline poiss on nagu tolmuimeja, et seda oleks kõik 8 nõus ära sööma, aga... Aga seal oli teiste tolmuimejaid veel, nii et seekord ei vedanud. Tegelikult ma just ribidega sain ka ühe küsimusele vastuse, ma tahtsin küll küsida, et mul ju, ma olen 6 saatidel hommikul tööl olnud ja lähen nüüd pereema läheb koju, eks ju, ja siis istub 3-4 teismelist, et emme, tee nüüd süüa ka lõpuks midagi. Et ütle mulle nüüd kiirelt, mul on see raamat kodus olemas, et mis lehekülje? Tead, teelehekülg ma just eile sain tagasiside, et lehekülg 36 on nuudlid kana ja apelsini kastmega. Tead, ma vahepeal unustasin, äkki kui me laseme pildijada siin, ma vahepeal unustasin, ma pidin ütlema, ma mõtlesin, et vaatame selle visuaali ära ja siis hakkame pildid, et raamatust jooksevad. Ja mõtlesin, umbes paar minutit läheb, aga nüüd unustasin, vabandust. Ühesõnaga, siit hakkavad raamatust toidupildid siis jooksma. Lehekülg 36, see on retsept, mis läks tegelikult raamatusse kõige viimasena. Ja need on nuudlid kana ja apelsini kastmega ja eile just üks inimene kirjutas, et tema leidis oma lemmik lõunasöögi retsepti. Et oli hästi lihtne, hästi kiire ja see on lehekülg 36. Valmib väga kiiresti. Kui palju sa saad tagasisidet pärast raamatu ilmumist? Pärast selle raamatu väga palju ja see on väga tore. Mõned päevad on müügis olnud.
ei, nüüd on ta tuli, oota las ma mõtlen, ta tuli trükikohast välja 24, nii et ta jõudis, 27 jõudis poodidesse. 27, 28 nädalavahetusel jõudis poodidesse. Ja väga palju olen tagasisidet saanud tõesti, kes on raamatu kätte saanud ja kes on juba teinud erinevaid retsepte. On sul hea meel ka, kui seda? Muidugi on hea meel, selles mõttes väga tore on kuulata, et mulle meeldib muidugi see, et üks asi on see, et inimene ostab selle raamatu, aga eriti tore on see, et inimene juba katsetab retsepte, et see raamat on nagu kasutuses, et see ei jää nagu riiulile seisma, mis on minu eesmärk. Vaata, kas Liia ei köhata veel? Ei köhata. Ma kuulaks veel teid, ma veerand tundi. Kas keegi tahab küsida midagi, Ragnar? Võib küsida. Krisli? Ei. Mul oli enne mingi küsimus, mul läks meelest ära. Aha, see ei ole. Ei ole praegu, ma ei ennast küsida. Jaa. Tahaks küsida selle protsessi kohta, et näiteks kui te seda retsepti alustate, teil on nüüd mingisugune koostis on peas. Te teete selle ära. Aga kuidas siis on, et siis te maitsete, et näiteks mulle tundub, et kogu piima on vähe. Kas te siis panete juurde ja teete sama uuesti või kuidas see retsept nagu tekib? Mina teen, ütleme, võtame näiteks koogiretsepti. No teen midagi, katsetan. Üks hea näide on see sama, mis sai siis õhtusaate emadepäeva kook 2025 pähklikook. Ja seda ma katsetan siin ikka päris mitu kooki. Et alguses mul nagu mõte oli olemas, ma tahan hästi pähklist, sellist tummiset, kus oleks nagu hästi ergas pähkli. See karikapra põld oligi, mis maha niidati. Ühesõnaga, et ta oleks hästi tummine ja see esimene koogikatsetus läks täiesti aia taha. Ja siis ma teen vastavalt märkmed, mida ma tahaks muuta, mis mulle endal tundub, et äkki läheks nii paremini või ma ei tea, küpsetuse ajad, kuidas timmida, siis ma teen teda uuesti. Ja kui nüüd on, mulle sobib see nii-öelda, kuidas see nagu välja tuli, siis ma lõplikult teen nagu ükskord veel selle. Aga see ei ole niimoodi, et ma üksi kodus teen, on kellelgi sünnipäev. Naabrid rõõmustavad. Jaa, täpselt, või mingi tähtpäev, et ma saan nagu 2 ühes ära kasutada, et ei, ma nagu siis väga... kõik maitsevad, ei, see ikka ei ole, sa pead veel proovima, et tule homme uuesti. Aga väga, ja ma olen ka nii muutnud neid retsepte, kus tule homme uuesti. Et jah, selles mõttes, et vahest on niimoodi, et on mingi mõte on ja see on esimese korraga imehea. Aga ma selle raamatu jaoks ikkagi teen veel nagu läbi, et on mingid sünnipäevad, on koosviibimised, et kui mul on nagu retsept koos, siis mul on hea, et ma teen nagu retsepti järgi uuesti, et siis ma tean, et mul ei ole mingid apsakaid seal sees. Kas sellist tunnet ei ole, et enam ei viitsi neid raamatuid teha? Et 10 raamatut on ju 1000 retsepti. Vot hea küsimus. Tead, see, kui sul see raamat valmis saab, see on nii hea tunne. See on nagu, esiteks on see, et see värske trükilõhn. Ma tulin oma raamatutega koju. Ja Andri, mu vanem laps, Andri tuli koju ja ta sai aru, et raamatud on saabunud. No ta on 10 korda tulnud see. See trükilõhn oli kodus, aga muidu ka, et sa näed ju teda, sul on ta PDF-is, sa vaatad seda arvutiekraanilt, aga siis kui sa nagu hoiad seda käes ja sa tead, et see kaas on see materjal, mis sa tellisid ja see on nagu lihtsalt nii hea tunne. Aga järgmine aasta ei tule kindlasti raamatut, et ma tahan seda protsessi nautida, siin ma elasin talve üle, veel ühe talve üle, et see oli nagu hästi nagu pikaldane on ja et oli 2 rabarberi hooaega ja et ma sain nagu mõtteid koguda, ma sain retsepte muuta, viimasel hetkel võtsin veel ühe retsepti välja, mida ma ka... Mis sa võtsid? Ma võtsin ühe mandlibrauni välja. Et mul oli see retsept paigas ja ma katsetasin mingid asjad, ma mõtlesin, et ma katsetan veel läbi ja ei tulnud enam selline välja. Nii, lähen poodi, ostan kõik ained uuesti, teen uuesti ja okei, ma sain aru nagu, et võib-olla enne läks mingite ainetega valesti, aga ta ei olnud enam selline ja siis me võtsime välja selle ja läks välja see. Olgu, ma arvan, et
kõik on näljas juba. jah, aga ma räägin natukene. Ühesõnaga, ma tegin 3 erinevat asja, on kaerahelbeküpsised, mis on minu arust hästi hea selline pikniku või kus te lähete matkale, siis pange see kotti ja need annavad siuke mõnus hea magusa lakson ja saad nagu energiat. Siis ma tegin banaanikeeksi ja siis üks juustukook on ka, nii et kõik on magusad, saab. Ja semumahla kindlasti võtke, need on väga head värskendavad ja astelpajuga ja siuke annavad sellise energialaksu. Päikest niikuinii ei tule, nii et siis saab seda astelpaju. Ma oleks nii hapukurke tahtnud. Hapukurke? No sa saad Vilve maale tulla mulle suvel. Kas sa tahad öelda midagi veel? Ei, aitäh, et te tulite, oli väga tore. Aitäh, et sa nii kiiresti reageerisid, tõesti. Ma helistasin eile õhtul ja sa ütlesid, et sul on üks asi ees, aga oota natuke, et vaata, kuidas saab ja siis, et sa tulid nii kiiresti, et see on super, super äge, et minu poolt tänusõnad sulle. Kas ma saan kooki? Juustu! Kooki. Nii et aitäh sulle. Anna sulle nii kalli. Ma tulen teisipäeval toimetusse koogiga siis ja Tiina. Aitäh sulle. Aitäh teile ja siis saate magusat süüa ja kes tahab pühendusele autogrammi, siis mina olen siin olemas. Raamatut saab osta ka. Jah, see ka. Aitäh!